Tere kaunist reede lõunast või natukene pärastlõunast päeva. Tere tulemast Arvamusfestivalile. Tere tulemast Arvamusfestivali klassituppa. Mida siin klassitubas toas tegema hakkame, see selgub järgmise 1,5 tunni jooksul. Mina olen Andres Jõesaar ja mina räägin täna hästi vähe, aga inimesed, kes täna hästi palju räägivad, istuvad siin ees siin all, kellel on võimalus õppeprotsessist vabatahtlikuna või siis poolvabatahtlikuna osa võtta ja siis need, kes juhatavad meid, ehk siis meie tänased õpetajad. Alustame väliskülalisest. Aitäh. Terve tuloa Leena Nissile. Aga tegelikult sa oskad eesti keelt väga hästi ja sul on juba pikad sidemed eesti keelega. Jah, aitäh. Väga tore oli siia tulla ja lühidalt esitlen ennast. Olen nõunik ja osakonna juhataja, üldharidusosakonna juhataja Soome riiklikus haridusametis ja Eestis olen elanud pikalt. Ütleme niimoodi, et olin vahetusüliõpilaseks Tartus juba 90ndate algul ja siis olen Tallinnas soome keelt pedagoogikaülikoolis õpetanud ka mõnda aastat. Ja kasutad oma inimõigust ja tuled taas Eestisse? Jah, täpselt. Mis on inimõigus, seda ma küsin teie kõige käest küll, aga lähme edasi. Irene Käosaar, paljudele tuttav, aga mida sa ütleksid, mis asi on inimõigus? Ma ei hakka rohkem siit tutvustama, võib-olla sa läbi selle avamise ütled, selgitad, kes oled sina ja kuidas sa oled seotud inimõigustega. Ma just mõtlesin, et ma nüüd hakkan ennast tutvustama ja nüüd niimoodi võetakse pind jalge alt ära kohe. Nüüd nagu tõeline õpetaja, eks ju, teeb kohe õpilasega. Et aga inimõigus, ma nüüd absoluutselt ei taha mingeid termineid kasutada, vaid see, mis nagu igapäevaselt iga sellise kodaniku või mõnusalt olemist tagaks, on, ma arvan, see, et teadmine oma vastutustest ja kohustustest ja võimalus toimetada siis oma selles keskkonnas, milleks tavaliselt me mõtleme riiki, eks ju, selle all, et mingisuguses riigis on inimõigustega nii või naa, aga toimetada siis vabalt, teha seda, mida sa ise tahad töö mõttes, vaba aja mõttes, sõprade kontaktide mõttes ja et sul on see võimalus, sul on see vabadus, aga alati ka kohustus. Ma ei tahaks nagu kunagi laskuda liiga pehmeks, et ka siin eelmises arutelus, kus mõned olid, paljud ei olnud, räägiti just võõrtööjõu tulemisest Eestisse, et kuidas me neid toetame, aga ka see, et meil on kõigil kohustused ja kõigil vastutused, nii meil siin igapäevaelanikel kui ka neil, kes tulevad. Et ma arvan, et vastutuste, kohustuste komplekt, mis tagavad mõnusa äraolemise ja vaba tegemise igal tandril, millel üks inimene tahab tegutseda igapäevaselt. Siim Ruul, sa oled argumenteerimiskoolitaja. Kuidas sa praegu Irene sõnavõttu või selgitusse suhtud? Kas sa argumenteeritult suudad talle vastata, et asjad nii ei ole? Ilmnimelt ei pea, eks, et argumenteerimine ei tähenda ju seda, et ma peaksin vastanduma. Enne kõike ma olen isegi õpetaja, et õpetan ajalugu ja ühiskonnaõpetust ja kui aega üle jääb, siis proovin inimesi, nii õpilasi kui nende vanemaid aidata paremini argumenteerima. Aga minu küsimusele vastus jäi nagu õpetajale sobivalt vastata. Nii ongi, et tuleb ju vastata seda, mida sa vastata tahad, mitte seda, mida küsitakse, nii nagu vana õpilase tarkus ütleb. Niimoodi, see on võib-olla poliitilise tarkusena. Aga meil on laval üks inimene veel. Jaa, tere, minu mikker isegi töötab. Mina olen Liina Järgma, mina olen Soome instituudist ja ma võtan väikeseks hetkeks sõna enda kätte, sest ma tahan teie ajud ikkagi soojaks teha ja tahan teha sellise väikese soojendusharjutuse. Osadele ma juba jagasin punased, rohelised ja kollased kaardid, aga kuna teid on rohkem kui minu kaarte, siis teeme niimoodi, et ma hakkan siin väiteid ütlema ees. Ja kui sa nõustud selle väitega, siis tõsta oma parem käsi, ehk siis see käsi, mis on sul sinna poole. Tõstad ülesse, kui sa nõustud. Meil on vastupidist. Sellepärast ma näitan enda vasakut kätt, et teie parem. Ja kui sa selle väitega ei nõustu, siis tõstad oma vasaku käe, see, kus minu mikker praegu on. Ja teeme ühe harjutusküsimusega. Kuna me oleme siin põhiseaduse alal, siis esimene väide on, ma olen lugenud Eesti põhiseadust. Kui sa nõustud, siis parem käsi või roheline paber.
väga hea, töötab küll. Nüüd mõelge natuke enda koolihariduse peale. Need, kes veel koolis on, siis neil on lihtne, aga need, kes juba tükk aega koolis ei ole käinud, siis natuke aega saate mõelda. Esimene väide on siis selline, et meile õpetati koolis argumenteerimisoskusi. Meile õpetati koolis argumenteerimisoskusi. Olgu. Teine väide. Meile räägiti koolis sellest, et kõik inimesed on samaväärsed ja et kõiki peab võrdväärselt kohtlema. Aitäh teile. Järgmine. Ma tunnen kedagi, keda koheldi koolis ebaõiglaselt tema soo, kultuuritausta, majandusliku olukorra või mõne muu taolise olukorra või põhjuse korral. Aitäh. Järgmine. Mul oli koolis õpetaja, kes kohtles poisse ja tüdrukuid erinevalt. No võt. Enamus, jah. Siis on inimõiguseid tuleks koolis õpilastega käsitleda. Ja? Koolis tuleks kõigile argumenteerimisoskusi õpetada. Väga üksmeelsed olete kõik. Aktuaalsete ühiskondlike teemade käsitlemine koolis on oluline. Ehk siis sellised teemad, mida uudistes räägitakse. Ja siis eelviimane väide on, et õpetajatele tuleks pakkuda rohkem koolitusi selles, kuidas vastuolulisi teemasid õpilastega käsitleda. Pikk küsimus või väide, aga saite ilusasti hakkama, mina ka. Ja viimane. Ma olen kokku puutunud mõistega inimõiguste haridus. No võt. Täna siis kohe hakkamegi võib-olla vaatama, et mis see inimõiguste haridus tähendab, aga kui te olete kuulnud sellist asja nagu väärtuskasvatus, mida igal juhul algkoolides käsitletakse, siis see on teoreetiliselt peaaegu sama, et väärtuskasvatuses käsitletakse väärtusi nagu hoolivus, perekonnaväärtused ja nii edasi. Ja inimõiguste hariduses siis käsitletakse inimõigustega seotud väärtusi, ka nagu hoolivus või sallivus ja nii edasi. Ehk siis sarnased asjad, aga ma jätan nüüd siin enda mikri maha ja annan sõna Siim Ruulile. Aitäh! Tere! Et ma astun teile lähemale. Et ma olen harjunud koolis õpetama püsti, seistes ja oma õpilastega samal tasandil. Et ma ei kõlaks kuskilt kõrgelt. Ma loodan, et ma ei hakka vilisema, et kui ma hakkan vilisema, andke märku ja siis noormees parandab ja siis ma astun ikkagi tahapoole sammu. Mina olen õpetaja, olen ajalooühiskonna õpetaja Pärnus Ütevaka humanitaargümnaasiumis ja Pärnu Koidula gümnaasiumis ja aeg-ajalt koolitan sellises ettevõttes nagu Speak Smart argumenteerima. Ja ma teen kooli siis aja vältel ühtede samade õpilastega 3 korda ühte harjutust. 6. klassis, 9. klassis ja 12. klassis ühte täpselt sama harjutust. Ja ma tahaksin teiega ka seda sama harjutust teha täna siin. Miks ma seda koolis teen ja kuidas see seostub inimõigustega, seostub hästi lihtsalt. Et mina arvan, et inimõigused on vabadused. Vabadus olla mina ise, vabadus elada nii, kuidas mina saan ennast täiel määral teostada. Aga selle jaoks, et inimõigused saaksid meile kõigile olla kättesaadavad, me peame olema võimelised hästi suhtlema, hästi argumenteerima, omavahel mõistlikult vestlema. Ja selle jaoks ma arvan, et kõige olulisem samm, et nii kaugele jõuda, tuleks natukene mõelda selle peale, kuidas ennast rohkem põhjendada. Nüüd, teie olete täna minu klass, meil koolikella ei ole, nii et te pääsete siis, kui minul saab aeg otsa. Nii et soovitan korralikult käituda. Hindeid ma vist panna ei saa, aga eks me võime pärast edasi diskuteerida, kas mõni saab märkuse. Küll aga ma räägin teile ühe muinasjutu. Kuula muinasjutu ja siis ma annan teile ühe ülesande. Sama harjutus, mida ma teen oma õpilastega, proovin teiega teha täna. Muinasjutt on hästi lihtne. Meil on üks küla. Külal on 2 külaosa, küla vahelt jookseb läbi jõgi. Ühes külaosas elab Anna ja teises külaosas, teisel pool jõge, elab Georg. Anna ja Georg on noored täiskasvanud, 18, 19, 20. Anna ja Georg, noored täiskasvanud, nad on väga armunud. Nad armastavad teineteist super palju, teevad kõiki neid asju, mida armastajad teevad. Hoiavad käest kinni ja musi ja kalli. Ja nad külastavad üksteist üle jõe pidevalt. Aga nüüd ühel õnnetul ööl tormiga uhutakse ära sild, mis ühendab seda 2 külaosa.
ja Anna ja Georg enam siis teineteise juurde ei saa. Me ei tea, millal sild parandatakse. Me ei tea, kust mujalt saaks üle jõe. Küll aga me teame, et muud moodi üle jõe ujuda või proovida astuda ei ole võimalik, sest jões on ka alligaatorid, sööksid lihtsalt Anna ja Georgi ära. Ja Anna tohutult tahaks minna oma armastatu Georgi juurde. Tal tõesti tahaks, armastus on nii suur. Ja tal tuleb meelde, et külas on üks mees, kellel on paat. Ainult ühel mehel on paat, see on Hubert. Hubertil on paat. Anna läheb Huberti juurde ja palub, aita, kallis mees, mind üle jõe minu armastatu Georgi juurde. Aita mind palun üle jõe. Hubert on nõus ühel tingimusel, et Anna veedaks taga öö. Üks tingimus, hästi lihtne tingimus, veeda muga öö, viin su üle. Anna ei ole sellega üldse nõus. Puhkeb nutma, palub Hubertit, aga Hubert ei ole nõus. Oma siis probleemist läheb Anna rääkima oma isale Ivanile. Räägib Ivanile loo ära, ütleb, et see on elu kõige suurem probleem, ma tahan saada Georgi juurde. Ivan ütleb, tead, liiga palju, tegele ise oma probleemidega ja lükkab Anna ära. Isa lükkab Anna ära, Annale jäi muud üle, läheb koju korraks tagasi, nutab natuke ja siis läheb Huberti juurde, veedab Hubertiga öö, sest ta väga tahab saada Georgi juurde. Ja Hubert aumehena viib Anna üle. Anna jookseb Georgi juurde, räägib Georgile loo ära, kuidas tal võttis nii ka, nagu milliseid suuri pingutusi ta pidi tegema selleks, et saada siis tema juurde ja kui väga ta Georgi armastab, Georg lõpetab Annaga igasuguse suhtlemise. Ütleb, sellist naist ma ei soovi. Anna ei oskagi midagi muud teha, ta teab veel seal pool jõge ainult üht inimest, see on Sander. Sander on Georgi sõber, ta läheb räägib Sandrile selle loo ära. Sander vihastab ja läheb annab Georgile peksa. Minul on teile küsimus. Palun järjesta need tegelased enda jaoks oma peas lähtuvalt sellest, kes sinu meelest käitus eetilisemalt. On number 1, kes oli sinu meelest kõige eetilisem. Number 5, see, kes oli sinu meelest kõige ebaeetilisem. Eks? Anna, Georg armastajad, Hubert paadimees. Eks? Ivan isa, Georg see siis Anna armastatu ja Sander siis Georgi sõber. Ma annan sulle 30 sekundit aega. Mõtle, kes oli sinu meelest kõige eetilisem, kes kõige ebaeetilisem ja milline see järjekord võiks olla. Ja teie ka. Ma sain aru, jah. Nüüd klassitunnis ma üldiselt tean nimesid, aga tavaliselt kooliaasta alguses, praegu on ka nagu kooliaasta alguse tunne, päris hästi veel nimesid tehes, ma näitan mõnikord näpuga ja ütlen, et teie seal prillidega või noormees salliga. Et ma teen täna sama ja olen natuke provokatiivne, et ärge ennast halvasti tundke, ma loodan, et ma võin teid sinatada. Härrasmees vuntsidega. Kes teie meelest oli kõige eetilisem või sinu meelest, kes oli kõige eetilisem, kes oli kõige ebaeetilisem? Esimest kohta on raske panna, ma mõtlesin ka, et ma teise, kolmanda, neljanda vaikselt ma panin paika, aga esimest... Aga ütles 5. Kes oli kõige ebaeetilisem? Ma millegipärast tundub, et isa on praegu kõige ebaeetilisem, et ta oma tütre niimoodi ära rükkas, sest neil on tegelikult ka lähedale suhe. Võiks eeldada. Aga... Ma korra võin öelda praegu ka, et võib-olla see sõber Sander siis... On kõige eetilisem? Jah, et jaa, et sa tahad siis ka selliseid sõpru endale, kes sinu poolt ära ei kuula, aga kui tüdruksõber läheb, räägib talle midagi, siis põmm, mingit küsimust ei ole. No pigem ma oleks vist Anna poolt, et võib-olla, aga samas ta kannatamatu ka, nagu ma ei, jah, esimest arvestada. Olgu, tütarlaps triibulises särgis ja prillidega. Kes sinu meelest oli kõige ebaeetilisem, kes eetilisem? Kui sa räägid, jah. Ma arvan, et Hubert oli kõige ebaeetilisem. Miks nii? Sellepärast, et tema
Aga kuidas ta ära kasutas? Ta ju pakkus teenust. Anna võttis teenuse vastu. Ega Selveris ka ju. Selver on ainuke, kes saab mulle süüa anda ja siis ma maksan ja saan raha või saan süüa, aga nad tasuta ei anna mulle asju. Et kui ma tühja kõhuga lähen Selverisse, siis oleks eetiline ikkagi mulle süüa anda. Olgu. Kes kõige eetilisem oli üks hetk? Üks hetk, Liina. Aga sõbranna? Ma mõtlesin, et kõige eetilisem oli Ivan, tema isa. Väga hea, väga hea. Sellepärast, sest kuigi ta oleks võinud Annat toetada ja aidata, siis siiski see oli, ma arvan, mingis mõttes Anna isiklik probleem, nii et ma saan isest ka mingis mõttes aru, et võib-olla tal oli kiire või on ta... Et see ongi nagu vanema eetilisuse määr, et lükkad ära lapse, kes on kõige suuremas mures tema... Otsuselt, aga ma arvan, see oli ikkagi Anna otsus, et ma arvan, et kui ta küsiks isa, et isa ütleks talle, et see on minu arust vale või isa ütleks, et tee seda, siis ma arvan, see otsuselt ei aitaks Annat edasi. Ma arvan, see on isal on ka õigus öelda, et ta tütar teeks enda otsuseid. Et ma arvan, sa ei saa isale panna seda vastu, sest ta peab tütar ära kuulama ja andma talle nõu. Sest lõpuks Anna võib hoopis isa sellised, et sina ütlesid, et ma teeks seda ja vaata, mis nüüd juhtus. Väga hea, aitäh. Härrasmees Salliga. Okay, that's fine. Did you hear the story? Yeah, cool. I understood as well, but there's I was also thinking that the person who is not ethical at all or was not acting ethical at all was Hubert. Why so? Basically because he was just using the chance to make a high price and. But isn't that the way the capitalism works? Yeah, the question is this ethical or not? So basically, in my opinion, that's something what is yeah. Good. Would have he been more ethical if he would denied Anna the chance to get over at all, saying that I'm not going to take you over, I'm not going to use my boat? Would have that made him more ethical? If he could have done it, then yes. But if he had a very good reason for not doing it, because it's too dangerous for him or things like that, then it would have been more ethical to deny it totally. It depends on the reason he's giving. If without reason, then this would have been. So you always have to have a reason to be ethical. No, but it needs to be a reason to understand why people are doing things, and in that way you can judge it if it's ethical or not. Thank you. Irene, kes, jumala, sind kutsuti siia rääkima, sa pead olema valmis. Kes sinu meelest oli kõige eetilisem selles olukorras? Minu arust oli kõige eetilisem, vaata see neiu oli Anna, jah? Jaa, Anna. Sest et armastus absoluutselt. Võidab kõik. Absoluutselt. Et kuigi tema on see, kes siis nagu otseselt tekitas kahju Georgile, eks ole, nii peksa saamist kui seda, et Georgi jäi nüüd armastusest ilma. No kes nüüd armastust ilma jäi, ta nagu ise ju ei võtnud seda armastust vastu, talle ju pakuti, eks ju, et nii et noh, ühesõnaga seda nüüd Anna kaela küll ei saa ajada. Väga hea, aga ebaeetiline? Et kõige ebaeetilisem siis minu jaoks oligi Georg, tähendab selles mõttes, et mina nad elimineerisin kõik need teised sealt, need olid täiesti kõrvaltegelased minu jaoks, et minu jaoks olid peamised armastaja paar ja üks tahtis ja teine oli lihtsalt tross või jobu või... Miks siis see Georg oli see tross? No ma ei tea, miks ta oli, eks ju, et oleks võinud ise siis nendest alligaatoritest läbi tulla või midagi. Et see, et tema ei riskinud eluga, see muudab ta kõige ebaeetiseks selle mehe, kes pea, et ära kasutas. Jaa, absoluutselt. Sellepärast, et armastuse nimel tuleb ka eluga... Ja kui sa ei riski, siis sa oled tross või jobu või mis see oli, need head sõnad. Olgu. Väga hea, võtame ühe arvamuse veel. Teie. Ja üks hetk. Te ei ole lugu kuulnud. Ma võin kiiresti ikka arvata. Mina arvan sellest eelmisest jutust tuletades, et Anna oli eetiline. Aga ebaeetiline? Aga äkki kiiresti ütled seda loo.
lugu on lihtne, 2 armastatut ei saa kokku, sest et jõgi läks katki, mees paadiga võiks viia üle, aga ta nõuab, et Anna veedaks taga öö. Lõpuks Anna nõustub, viib üle, Georg, teine armastaja, jätab ta maha. oi, vot siis ma enam nüüd ei arva, et oli ikkagi see eetiline, sellepärast, et ma arvan, et eriti tänapäeval on õigus öelda, et ma olen sinu jaoks kõik valmis tegema, aga ümber otsustada hiljem, et see ei käi päris nii, et sa ütled jah sõna ja see tähendabki nüüd midagi igavest. Et proovima peab, katsetama peab ja Georg lihtsalt oli enda vastu aus, ta oleks võinud Annaga jätkata igavest teed. Väga hea, võtame äkki ühe veel siit, siin osad inimesed lähevad juba ära, igaks üks, jaa, palun. Minu meelest kõige normaalsem oli seal Georg. Miks nii? Sellepärast, et ütleme, kui oli armastus nüüd, aga tüdruk on lõdva püksikummiga, siis ta tegi juba riieti, et ta sellist naise maha jätta. Ma lihtsalt korra küsin, miks lõdva püksikummiga? Sest kui sa armastad oma inimest ja teine teeb sellise ettepaneku, siis ütleb kindlasti ei. Aga ta ju veetis öö, et kui ma veedan kellegagi öö, et mis see siis tähendab? Ikkagi pettus on pettus. Minu meelest. Olgu. Ja kõige ebanormaalsem nendest oli minu meelest isa. Isa, ebaeetilisem. Ja ebaeetilisem. Minu meelest, kui mulle isiklikult oleks tütar ja tütar tuleks sellise jutuga, siis mina isiklikult arvan, mina annaks vastu hambaid selle Hubertile. Siis, et ebaeetilisem, aga miks siis sinu jaoks näiteks Sander ei olnud see eetika etalon, kes ju ka läks ja andis vastu hambaid? Sander minu meelest ei puutu üldse asja. Selge, aitäh. Ma kasutan ühe võimaluse veel ära, et ma olen vaadanud siin publiku hulgas võib-olla mõni veel, aga see on üks filosoofia doktor, vaata, mis tema arvab. Tere, ma petan ja ma vastan mitte eriti filosoofiliselt, et kõige ebaeetilisem oli siis see sõber Sander, sest et ta rakendas ebaseaduslikult vägivalda teise inimese kallal. Ja selline käitumine ei saa olla vastuvõetav. Kas sellist rüütellikku suhtumist me siis ei tahagi, et ühiskonnas, et ta seisis selle naise au eest? Mine kaeba kuskile. Komsomoli-komiteesse kaeban, kus ma kaeban nagu? Riigil on õigustatud vägivalla monopol, sellepärast, et vältida selliseid olukordi, sest et isegi siis, kui meie kõik siin oleme nõus, et see tappa andmine oli õigustatud, mis siis järgmine kord saab, kui Sander läheb kellelegi tapma andma. Et me ei taha sellist süsteemi nagu soodustada. Selles mõttes ma arvan, et see on nagu see kõige eetikapiir. Ja ma esimeseks paneks tõenäoliselt Anna, sest ma ei suutnud välja mõelda ühtegi asja, mida tema valesti tegi. No näiteks pettis. No ta ei petnud, ta ju rääkis ära. See ei ole petnud. Ässitas Sandri kallale. Aga kas ässitas? Mina olen loost aru, et ta rääkis, ta kurtis ja Sander otsustas selle loo põhjal ise. Et ma ei usu, et seda saab siin... Et Sandri oli vaba valik. Ja Sandri oli vaba valik reageerida, et selles mõttes, et nagu... Ja pealegi, me ei tea, milline on Hanna ja Georgi vaheline arusaamine ja kokkulepe. Kaasajal on inimestel igasuguseid... Me saime aru, et ööveetmine ei ole kokkuleppe osa. Näib nii. Aga võis olla ka nii, et oli kokkulepe, aga siis, kui see olukord realiseerus, siis Georg otsustas, et ma ei suuda seda välja kannatada. Või teistpidi muidugi võib öelda niimoodi, et see, et mina ütlen, et Anna oli kõige eetilisem, ei tähenda, et ta oli ka absoluutskaalal eetiline, ta lihtsalt võrreldes teistega paremini käitunud. Aitäh, see oli üks kommentaar veel ja siis proovime vaadata, et mis mu point on. Tahtsin siis seda eelnevat kommenteerida, et mis Sarra ütles, et justkui, et Anna ei öelnud, et mine Anna peksa, et see kogu idee, et tegelikult justkui naise tegevus on tihtipeale rohkem õigustatud kui meeste tegevus sellistes olukordades. Ja sellepärast... Miks nii? Sest et nad on nagu sotsiaalselt lihtsalt nagu õrnemad, meist oodatakse võib-olla... Et kas 21. sajandi naine ütleb mulle praegu, et naine on nõrgem? Ei ole nõrgem. Sotsiaalselt õrnem? Jah, me justkui eeldame, et on. Ja selle tõttu... kui
kui tema ütleb, vale sõna on see aktsepteeritavam, kui on mehe poolt ja samamoodi, et see ei ole tegelikult õige, et see, et ta ei öelnud, mine anna peksa, et see tähendab, et ta ei mõelnud seda. Aitäh teile selle arutelu eest, pärast hiljem arutage edasi, vaadake, kuidas teil erinevad peresuhted, sõprade dünaamika siin edasi toimib. Minu arust kõige olulisem on selles, et ükskõik mis mõtted meil on või ükskõik mis arvamused meil on, me endalt küsiksime rohkem, miks me niimoodi arvame. Mida rohkem me endalt seda miksi küsime, seda lähemale me jõuame argumenteeritud arutelule. Ja sellepärast mulle meeldib ka õpilastega seda harjutust teha, sellepärast et see avab hästi lihtsaid sotsiaalseid probleeme niimoodi, et kõigil on võimalik suhestuda. Natukenegi võimalik suhestuda. 6. klassis natuke vähem, 12. klassis jälle natukene rohkem. Et on neid kogemusi olnud. Ja mida rohkem sa nüüd küsid endalt miks, seda lihtsam on ka teisel inimesel sind mõista ja seda lihtsam on ka teisel inimesel jõuda sellele samale mõttele, mis sinu peas on olemas olnud. Sest paratamatult on nii, et kui minu peas on mõte, siis selleks hetkeks, kui see sinu pähe jõuab, see on juba mitu korda muutunud. Ja mida rohkem ma küsin miksi, seda rohkem mul on teistel võimalik minust aru saada. Selline oli minu väike pop-up tund. Nüüd ma saan aru, et Leena ja Irene teevad teile väikse rollimängu, aga mulle öeldi, et te peate juba arvestama, et nad on juba rollis, et nad ei ole ise. Nad on nagu ise, aga mitte ise. Igal juhul, aitäh teile. Leena, mina ei tea, kuidas teil seal Soomes lood on, aga mina ütlen seda, et Eesti on silmini täis ja siia ei mahu enam ühtegi inimest, mitte ühtegi. Aga kuule, mina arvan küll, et siin Eesti metsas on ruumi veel. Siin on nüüd, tühji maju on täis külad ja väikestel pisikestel koolidel on lapsi vaja. Kuule, meil eestlastel ongi ruumi vaja. Meil on palju ruumi vaja ja väikeste koolidega on niimoodi, et need on väga toredad. Seal õppivad lapsed on väga toredad, aga kujutad sa endale ette, kui sinna siis tulevad väga erineva taustaga lapsed. Meie armas eesti keel ja meie armas eesti kultuur, mis on niigi ohus igasuguste globaalsete üleilmsete mõjudega. Ja siis tulevad need teised lapsed, kes on teiste kommetega, teiste keeltega, nad tulevad ja segavad ju selle kõik ära. Ja jällegi see eesti kultuur ja eesti keel, see hakkab hävima, meie lapsed ei saa enam aru, mis on õige, mis on vale, kuidas nad käituma peavad, see ei kõlba mitte kuhugi. Aga siis nad saavad ikkagi kogemust, et kuidas teistsuguste inimestega suhelda. Siis nad saavad oskusi, et ka rahvusvahelises keskkonnas töötada ja nii edasi. Ja Eesti noored tahavad ju ka välismaale minna. Kui siia keegi tulla ei tohi, miks nemad peavad välismaale saama? Nad ei peagi. Nad ei peagi selles mõttes, et nad peavadki Eestisse jääma, sellepärast, et Eestis on ainult 1,3 miljonit elanikku, me peame väärtustama iga inimest, absoluutselt iga inimest, kes siin elab eestlasteks, mitte, ühesõnaga saad aru küll. Ja me saame siin väga hästi hakkama, meil on ju Skype'i oleme siin teinud ilusti mändide vahel ja kõik, et me oleme ilusti hakkama saanud, ei ole vaja välismaale minna, ei ole vaja seal igasuguseid imelikke kombeid külge saada. Eestis on kõik olemas, kõrgharidus, teadus, tehnoloogia, me oleme IT-riik, jumala pärast polegi vaja väljapoole minna. No kuule, Eesti on nii väike, ega ta ei saa ju üksinda hakkama. Ettevõtted vajavad kliente, kui sa Raekoja platsil Tallinnas lähed, siis erinevate restoranide esindajad sulle mingid menüüd pihku pistavad kogu aeg. Nad tahavad ju meid sinna, eks ole, klientideks. Seal ei saa ju jalutadagi, et keegi tuleb sinu järel. Eesti jääb ju majanduslikult väga pisikeseks ja suletuks ja majandus kärbub. Okei, selle õlle seal Raekoja platsis võib ju võtta, eks ju, see ei ole probleem, aga tulla siia ja näiteks tulla meie tööturule ja tahta nagu töökohti meilt, eks ju, võtta. Meil on niigi 5% elanikkonnast töötud. Jumala pärast, me peame nendele leidma need töökohad, me peame tagama, et nemad saaksid eelkõige tööd teha. Aga kui palju neid töötuid siis oleks, kui neid välismaa kliente siin ei oleks? No võib-olla 6% või nii.
no, jah, ma arvan veel rohkem. Nojah, et võib-olla siis natukene võiks selle kiriku sinna küla keskele poole ehitama pisut nagu hakata, aga reeglid peavad olema, reeglid peavad säilima ja jah, aga maailm on ju väga avatud ja mida avatum on ka Eesti riik, see tähendab seda, et ka rohkematel inimestel on hea siin elada ja nad seda edukamaks ka saavad, eks ole. No olgu. Teeme siis nii, et on ranged reeglid, on ranged piirid, aga kui inimene siis nendest reeglitest, piiridest kinni peab ja kui ta siis ikkagi lähtub sellest meie kombe ja kultuuriruumist ja ei võta meilt töökohti ära ja nii edasi, et teeb ainult selle väikse õlle seal Raekoja platsil, olgu, siis võib-olla paar inimest veel mahub Eestisse. Aga oma kultuuri nad peavad maha jätma või? Kodus ikka võib ja... Sa ei taha, et su lapsed teist keeli kultuure omandavad? Ei no minu lapsed omandavad niikuinii, nemad on ju targad. Jah, aga naabrimehe lapsed? Naabrimees tegelegu oma lastega ise. Naabrimehe lapsed ei ole õnneks minu lapsed. Kui ma sellest nagu eetilisest olukorrast nagu eelmisest välja tuleks. Aga ma annaks teile ühe ülesande, et liiga palju ma teid liikuma ei paneks, et nii nagu te istute paari kaupa, 3 kaupa, leidke siis endale paariline või võtke endale see paariline, kui te olete juba ta leidnud, siis olgu siis see, kui te olete üksi, siis püüdke leida endale paariline ja arutage, et siis see, kes on, kuidas me nüüd siis teeme, et niimoodi, eks ju, need, kes on paremal pool, need on nõus selle väitega, mis ma kohe ütlen, ja need, kes on vasakul pool, need ei ole nõus selle väitega, mis ma kohe ütlen. Ja esimene väide on, et sõnavabadust ei tohi piirata. Need siis, ma enam ei mäleta, mis ma ütlesin. Käe tõstma siis. Jah. Ühesõnaga, paremale poole teeme nii, et need on nõus, et sõnavabadust ei tohi mingil juhul piirata ja need, kes on vasakul pool, need ütlevad, et sõnavabadust ikkagi peab piirama. Mõned minutid, leidke endale arutelu kaaslane ja mina arvan küll, et võib. Ja see, kuidas te tegelikult arvate, ei puutu asjasse. Jutt läheb mikrofoni. Anna kõige õigem ja siis sealt jälle edasi töötada. Siis teeme järgmiseks tunniks nagu harjutuse, et need, kellel on Hubert oli vastik vanamees, nemad siis peavad leidma 3 argumenti, miks tema oli kõige eetilisem näiteks, et Nii, no mõlemad pooled nüüd veel viimane põhja paneb väide üksteisele, üks on poolt, sõnavabadus peab olema igal tingimusel ja teine on siis ei, sõnavabadust ei tohi või sõnavabadust tuleb piirata mingil juhul, mingitel tingimustel.
nii, ja üks ülesanne siis veel, et kuna me siin niimoodi oma esimeses arutelus natuke rahvuslikuks juba läksime, siis nüüd siin Eestis, kuidas teil seal Soomes on, seda mina ei tea, aga kuidas meil Eestis on, et jällegi siis teeme siis nüüd nii, et need, kes on vasakul pool, need ütlevad, et Eesti kultuuri ja keelt peab kaitsma iga hinna eest, igas olukorras. Ja need, kes on siis siin paremal pool, need ütlevad, et noh, et mõnikord ikkagi on kuidagi teistmoodi. Et kas Eesti kultuuri peab kaitsma keelt ja kultuuri iga hinna eest nui 4. Need ütlevad, et jah, kes on vasakul, need ütlevad ei, kes on paremal. Jällegi, mõni minut ja Eesti kultuur on teie kätes. No nii, et sellest Eesti kultuurist nüüd natukenegi midagi alles jääks. Ma tõmban kokku ja kas keegi tahaks kommenteerida, et nüüd just, et kui te sattusite täiesti vastupidist seisukohta enda isiklikule arvamusele esitama, et kas oli keeruline, kas ei olnud, et kas keegi jagaks oma kogemust, kuidas oli siis esialgu see, et esitada seda arvamust, mis tegelikult ei kuulu nagu üldse sulle. Annele, ütle. Oli jube. Nii. Aga sa said hakkama? Ma sain hakkama selleks, et ma mõtlesin kõiki need argumente, mida mina ise olen kuulnud ja lihtsalt hakkasin neid nagu pajatama. Aga see raskus on see, et ma ei kõlanud nagu tõsiselt võetavad, et keegi, kui oleks mingi selle valehembarjast või vale detektor, nii ma oleks kohe vahele jäänud. Aga siis paariline võib olla, et kas te mõlemas korral pidite jagama või ütlema seda seisukohta, mida te tegelikult ka arvasite või ei, teil oli vastupidi, kuidas teil tundus? Mulle tundus, et see ei olnud keeruline, sellepärast, et ma olen kõiki neid argumente nii palju kuulnud. Tegelikult üsna lihtne oli mõlemas sisse, sellepärast, et need on sellised maailmavaatelised küsimused, ei olegi niivõrd väga selle, et ilmselt kohe ei saa maailmavaadet, ma tundus. Aga kas keegi tundis ka seda kogemust, et kui talle nüüd siis nagu seda väidet esitati, mis ei olnud tema väide, aga tema sai ise esitada seda õiget väidet, kas oli nagu enda õiget selles mõttes, et õiged valed, aga see, mis enda väärtustega kokku käib, et kas oli nagu lihtsam kuidagi argumenteerida, mõelda, kui sulle see nii-öelda vastuväide, kui sa pead reageerima millelegi, mitte lihtsalt nagu mõtisklema, kas oli selliseid kogemusi või kellelgi sihuke positiivne kogemus just, et kui te saite öelda seda, mida te tegelikult ka arvate? Ei olnud sellist tunnet. Millist tunnet siis täpselt? Positiivset tunnet.
ei olnud positiivselt? Ma ei ole selle koha pealt kunagi ka puudust tundnud. Tahan esitada oma arvamuse, Okay. teised vaidlevad vastu. Olenemata sellest siis, kas vaieldakse või mitte? No nii hull ma ka ei ole, et igahega kipun vaidlema. Aga kui vaieldakse, siis meeldi. Okei, et vahel nagu tahaks, eks ju, ässita ei ole, aga verd tahaks näha. Selge. Aga aitäh teile ja Andres, annan sulle edasi sõna. Jah, aitäh. Ma oleks väga tänulik, kui keegi tõstaks käe ja ütleks, et tõepoolest see oli see hetk, mis muutis minu maailmapilti ja nüüd ma mõtlen hoopis teisiti. Ei ole kätte merd. Ai on. Kus mikrofon on? Kas saaks... Siin esimeses reas. Härrasmees ütles, et tema nägi nüüd valgust ja mõtleb teisiti. Raimar Jõurak lõpetab. Minu tuli küll uus mõte, ma mõtlesin, et mõlema küsimus tuleb lõksu. Et kas sõnavabadust peab või ei pea piirama. See on ju põhiseaduses on öeldud, et millest ei tohi rääkida ja millest võib rääkida. Aga küsimus on niisugune, et ma ei saa põhiseadusele üldse viidata. Siis jääb mulje, et kui sa ei tohi kedagi laimata, et kui sa kedagi laimad, siis on sõnavabadus. Põhiseadus ütleb, see ei ole sõnavabadus enam. Ja teine küsimus oli ka lõks, et kas peab kaitsma iga hinna eest Eesti kultuuri ja keelt. Tegelikult keel ja kultuuri muutuvad ja õige küsimus oleks, et kas tuleb toetada iga hinna eest Eesti keele ja kultuuri arengut. Ja see areng on tihti ka muutumine. Sellele küsimusele ma juba oskan vastata. Aga kas peaks iga hinna eest kaitsma keelt ja kultuuri, ma ei oska vastata. Aitäh. Jah. Hea kommentaar, aga nüüd meil ongi edasiminekuks. Tegelikult mul oleks ka paar küsimust ikkagi siia poole. Üks asi on see sõnavabaduse ultimatiivsus ja enne lõunat kuulasin debatti, kus räägiti siis infovabadusest ja siis tuli mõte sellele, et kas tegevusvabaduse ja sõnavabaduse piiridel on vahet. Et kas mu sõnaga, kas ma tohin teha rohkem, kui ma füüsiliselt tohin teha. Siim on tugev, teda ma ei julge togida, aga kui ma sõnaga sind tüksan või rusikaga, nagu kuidas see kangelane oli, kes sinu loos hakkas õigust... Sander, eks. Et kas nendel tegevustel on vahet? Ma arvan, et on. Ma arvan, et haiget ei tohiks teha kummalgi juhul. Ja siis ei ole vahet. Ma arvan, et vahe on selles, et kuidas me näeme selle tegevuse tagajärgi, et kas me näeme sõna tagajärgi samasugusena, nagu me näeme füüsilise tegevuse tagajärgi. Et võib-olla see nagu mõtte hästi lihtsaks võtta, et füüsilist rünnakut kas või on palju lihtsam objektiivselt tõlgendada. Nagu nii siit üks noormees, kes nüüdseks ära kadus, ütles siis, me oleme seadustesse kirja pannud selle, et sa togida ei või. Samal ajal, mis on laimu ja mis on sõnavabaduse piir, seda meil on palju raskem seadusesse kirja panna. Ja sellepärast ma arvan, et sealt võib-olla see piir jookseb. Tõsi, pean sinuga nõustuma, et kui tagajärg on sama, siis ei ole neil vahet. Aga küsimus, ma arvan, et on selles defineerimises, et kummani sul lihtsam on jõuda, et kumma sul on lihtsam nagu mõista, et kas on tehtud haiget või ei ole. Ma arvan, et kummagi juhul haiget teha ei tohiks. Provotseerivalt küsin, et öeldakse ju, et sõna võib rohkem haiget teha kui rusikas. Ja on ju, mida me näeme ka küberkiusamise ja selliste tulemustena, mis on viinud ka enesetappudeni noori inimesi. Eks. Kindlasti võib ja ma olen sellega nõus, et haiget võib teha erinevatel viisidel koolis ka, eks ole, lapsed on tihti julmad, mitte sellepärast, et nad tahaksid olla, vaid sellepärast, et nad ei oska targemini. Ja ma arvan, et selles mõttes on sul kindlasti õigus, et haiget teha ei tohi ja sõnaga võib teha haiget, aga ma arvan, et lihtsalt seda piiri on raskem defineerida, seda piiri on raskem paika panna, seda piiri on ka raskem kõrvalt hinnata, et õpetajana näiteks aru saada, et mis siis on kius ja mis ei ole, et mis on tögamine, mis on selline normaalne sotsiaalne suhtlus mingite vanusegruppide vahel, et üldse mitte õigustades kooli kiusamisega tuleb kõvasti tegeleda, aga lihtsalt raske on näha, kus see on, et seda füüsilist kontakti on lihtsam defineerida, ma arvan, et see on siin on raske provotseerida, aga ma siiski üritan. Võtame nüüd, kuidas sa seletad oma tunnis Aivar Mäe juhtumit?
see on nüüd hea küsimus, ma ei ole veel seletama asunud. Ära nüüd ütled, ma esitan algu küsimusi, et see on minu inimõiguste rikkumine. Mina tavaliselt seletangi seda samasuguse mängu läbi, nagu me siin täna tegime. Ma aga sa ei öelnud, mis on õige, meie kõik siin praegusel hetkel. Ma arvan, et õigeid valesid vastuseid ei olegi. Selles mängus, mida mina teile näitasin, ei ole õigeid valesid vastuseid. Küsimus on selles, et need inimesed argumenteeriksid. Mina arvan, et kõige olulisem osa sellest, et kui me tahame lõpuks jõuda inimõiguste mõistliku suhtlemiseni, nii et me austame teiste inimeste seisukohta, siis see algab kahest asjast. Algab sellest, et ma aktsepteerin, et on teine arvamus, et on olemas mündil 2 külge ja alati on mündil 2 külge. See ei tähenda, et teise poole argumendid peavad mulle meeldima või et need on kõige tugevamad, aga et alati on olemas ka mingisugused teised vaatepunktid. Ja teine osa, ma arvan, ühe sükse mõistliku argumenteeritud diskussioonini, mis aitab meil olla kõik paremad selles ühiskonnas ja paremini läbi saada, on see, et ma kuulan teist inimest. Ja kui nüüd sinu provokatsioonile vastata, siis ma arvan, et seda sama Aivar Mäe kaasust või küsimust või probleemi ahistamisest või joviaalsest käitumisest, kuidas tahate, et seda ma tunnis käsitlengi nii, et ma püstitan selle probleemi ja küsin, mida õpilased arvavad. Ja kui mina neid kuulan ja palun neil mõtlema hakata, siis on lootust, et ka nemad rohkem kuulavad teineteist, üksteist ja mõtlevad ise rohkem kaasa. Et näevad nagu mündi mõlemaid külgi ja lõpuks teevad otsuse ise. Aga mis on tihti diskussioonide probleem, on selles, et teist poolt ei kuulata ja ei olda valmis kuulama neid teisi argumente, ei olda valmis nägema mündi teist külge. Et mulle tundub see nagu see probleemi tuum ka selles mäe olukorras. Siit edasi, ma lisan siia natuke vürtsi juurde sellele küsimusele, et me praegusel hetkel meediaväljal näeme väga palju, et sellised klikimagnetid ja need on üles ehitatud just konfliktile, väga polariseeritud arvamustele. Ja siis, kui vaadata need kommentaariume, siis alguses võib-olla on nad isegi natukene mõnes osas ühte meelt, aga mida kauem nad nii-öelda argumenteerivad, seda kaugemale nad teineteisest tegelikult lähevad. Et kõik see, millest Siim rääkis, et peaks teist kuulama, aru saama ja nõustuma, ei juhtu elus. Ja, ma tahtsin selle juurde veel lisada, mis oli, et kas nagu vägivalda või sõnaga teist haavata, et võib-olla ei ole vaja neid kumbagi ja siiski oma käitumisega näiteks. See on kõik idealistlik, aga... Solvad teist. Ma elust enesest üks näide, mul on Rooma taustaga töökaaslane ja ta ütleb seda, et kui ta läheb poodi, et siis seal see vahimees või mis ta on, et ta tuleb kohe tema juurde, käib tema järel seal poes ja vaatab, et kuidas ta seal käitub ja nii edasi. Et tähendab, see on ja ka ju väga solvav ja haavav, et selles suhtes nagu ei ole vaja sõna ega vägivalda ega midagi. Aga selle juurde, et jah, see on meie võib-olla selle vestlusõhkkonna halb külg, et me väga tihti oleme kas poolt või vastu. Aga selline konstruktiivne suhtlemine nõuab seda, et me saame nagu aru, et kuigi on teistsugune arvamus, et sellel on õigus ja et ta võib selle ise enesena siin ühiskonnas olla, et sõltumata sellest, missugune arvamus, kuidas ta üldse ennast välja näeb. Aga see, et kuidas kooli juures selliseid asju nagu käsitleda, et põhiteadmisi ja selliseid on küll vaja, aga see ei ole see komme, mis kõige paremini läheb hästi sellepärast, et võib-olla neid näiteid on vaja rohkem saada elust enesest. Et lihtsalt kas kirjanduse või filmide või kunsti läbi ennast sättida nagu selle teise inimese koha peale, et kuidas tema tunneb seda või siis lihtsalt rääkida inimestega ja ka see, et sa ise oled selles sama koha peal kuskil välismaal, see aitab ka natukene seda tunnetada. Millegipärast jälgivad meid algoritmid ja minule tuleb aeg-ajalt ette reklaam, mis pakub mulle teesärki, mis ütleb niimoodi, et ma ei vaidle, ma lihtsalt ütlen, miks mul on õigus. Et Irene, teil on ju sellised polariseeritud olukordi väga-väga palju. Kuidas me teame, et nad eksisteerivad, me mõistame ja me näeme ka ideaalses ühiskonnas, kuidas võiks ühiskond toimida, aga mida te teete reaalses elus, et kuidas te nendega hakkama saate?
et ikkagi see kuulamine ja üksteise seisukohtade tähelepanemine ja arvestamine, et tõepoolest, et mina igapäevaselt töötan lõimimisvaldkonnas ja tõesti siin on nii rahvuslikud, kultuurilised, keelelised eripärad, kas või see sama romade teema, et siis tegelikult ikkagi mida rohkem inimesed omavahel kokku puutuvad, erinevad inimesed, ja mida rohkem nad nende erinevate arvamustega kokku puutuvad. Eks me natuke provotseerisime, kui me Leenaga neid teemasid, et Raivol oli õigus, et mina ei küll uskuma sind. Jäid jah, uskuma, okei. Et ma saan aru, kelleks sa või kuidas sa arvad, et ka Integratsiooni Sihtasutus oma sihte seab, eks ju, et jah. Et aga jumal, nüüd mõttelõng läks, aga põhimõtteliselt see esmane ongi see, et sa kuulad teist ja kui sa kuulad, kui sa aru saad, miks ja mis arvamus tal on, siis tegelikult need stereotüübid, mis on ka ju sageli need, mis meid tegelikult kannavad, me ei tea midagi, me lihtsalt arvame sellepärast, et neid stereotüüpe on ühiskonnas nii palju. Mustlased varastavad või romad, venelased joovad viina, söövad sibulat peale maika seljas, soomlased ostavad Tallinnast ainult õlut, näed, Raekoja platsilgi, eks ju, tulevad siia õlu ostma ja nii edasi, eks ju. Aga kui sa tegelikult, et me oleme ka uuringutes tegelikult näinud erinevates lõimumisvaldkonna uuringutes, et üks on nüüd see rahvuste ja stereotüüpide tunne. Mul oli au professor Jüri Allikuga umbes 2 nädalat tagasi diskuteerida, või see ei olnud diskuteerimine, me olime üsna ühte meelt, arutada teemal, kas rahvusel on iseloom. Ja põhimõtteliselt siis me mõlemad tsiteerisimegi ja Jüri Allik tõi ka välja väga mitmeid viiteid rahvusvahelistest uuringutest, et kui küsitakse näiteks eestlaste käest, millised on soomlased, millised on venelased, millised on need samad romad, millised on, ma ei tea, valgevenelased tänapäev, praegu aktuaalne teema, siis öeldakse nagu ühte, aga kui su käest küsitakse, et kas sa tunned mõnda valgevenelast, tunned mõnda venelast, tunned mõnda roma. Ja tunnen, kas ta on samasugune? Ei ole. Ja enamasti ongi see, et kui küsida üksikinimese kohta, siis need stereotüübid ja üksikinimesed, need ei lähe kokku. Aga kui ta siis läheb, kui tal on see üks kokkupuude, siis võib-olla see veel ei mõjuta, aga kui ta juba 3. kord puutub roma taustaga inimesega kokku või vene taustaga inimesega, siis ta hakkab juba mõtlema, äkki see, mis ma enne mõtlesin, äkki see päris ikka nii ei ole, et kui minu naabrimees ei joo viina ja sibulat peale ei ammusta sellele ja kui mul töökaaslane ka seda ei tee ja kui siin arvamusfestivalil ma nägin ka päris mitut venelast, kes täitsa normaalselt siin käituvad, et äkki nad ongi normaalsed inimesed tegelikult. Ja sellised hoiakute arvamused, need sünnivad väga varakult, et tegelikult uurimuste järgi umbes 11-aastaselt juba hakkavad tulema, et sellepärast sellised harjutused koolieas on juba väga tähtsad. Ja ma mõtlengi just, et ilmtingimata ei maksa karta ka koolis sellist polariseerimist ja samamoodi need rollimängud või see mäng, mis mina teiega tegin, et sellist väitlust, kus inimesed peavad seisma väga selgelt ühel või teisel poolel, sest et see on tee eriti noorte jaoks sellisele keskmisele mõistlikule mõttele, kui seda diskussiooni nagu juhtida. Et selline polariseeritus aitab võib-olla välja tuua need kõige kontrastsemad ideed ja siis saab hakata juba arutama ja rääkima sellest, et kas tegelikult on ka nii. Et mulle vähemalt tundub, et niimoodi õpilastega, mida nooremad nad on, seda lihtsam on sellise nagu väga kontrastse rollimängu, väga selgete seisukohtade, väga isegi ütleme lihtsakoeliste ideedega asuda siis murdma seda müüti, sest paratamatult need stereotüübid on välja kujunenud. Kui me saame need lauale, siis on meil võimalik hakata neid tasandama ja arutlema ja mõtlema, kas need on ka päriselt tõesed. See diskussiooni küsimus ühiskonnas on mind paelunud päris pikka aega. Jürgen Habermas on oma idealistlikus teadustöös kirjeldanud siis avalikku ruumi, kus toimub argumenteeritud arutelu, kus parim argument võidab. Ehk me kuulame teineteist ja siis parim arutelu võidab. Kas klassiruumis Habermasi teooria pädeb? Ma arvan, et pädeb küll. Habermas ütleb isegi veel nüansi rohkemalt, eks. Ta ütleb, et ta tahaks, et ühiskonnas võidaks parem argument, mitte siis parema või tugevam argument. Et ma arvan, et see on just ekstra, ma arvan, selline nüanssina sellesse Habermasi mõttesse, et klassiruumis
et ju väga tihti, ega olgu see kodus või olgu see töökohal või olla klassis, et need ütleme, suhtedünaamikad toimivad samamoodi. Väga tihti see, kes on suurema nuiaga, populaarsem, kõvema häälega, see jääb peale. Nüüd Habermasi mõttest kinni võttes ja sellepärast, miks ma arvan, et töötabki, et kui õpetaja ja klassiruum on üles ehitatud sellise diskussiooni vormis ja õpetaja teab, mida ta seal ees teeb, siis ongi võimalik, et võidab parim argument või tugevam argument, mitte ei võida tugevama argument. Sellepärast, et nendes rollimängudes, diskussioonides saab sõna anda kõigile, mitte ainult nendele, kes ise julgevad sõna võtta. Et see, ma arvan, väga hästi see Habermasi mõte toimib just selle koha pealt, et ei võidaks tugevam argument. Kui me läheme klassiruumist välja, siis ei ole kontrolli ja siis tihti võidab see, kelle hääl on kõvem, kelle stereotüüp rohkem juurdunud, kelle muskel on suurem, nagu sa mulle ennist viitasid. Et praegu siin me räägime, eks, et ei karju üksteise peale. Militaarmaailmas kasutatakse dehumaniseerimist, et kedagi tappa selle jaoks ei pea ta olema inimene või ta ei tohi olla inimene, ta on objekt või mingisugune muu asi, eks, et vastaspool sa ei näe, keda sa tulistad, et ta ei ole pereisa ja väikeste laste isa näiteks, eks, vaid ta on mingisugune mehaaniline sihtmet, millel puudub hing. Et seda kasutatakse üsna palju poliitikas, ka sildistamises, eks, kõik sellised, kuidas klassiruumis nendest asjadest rääkida? Või mitte ainult klassiruumis, ma mõtlen, pean ühiskonnas laiemalt, et kuidas me saame lahti sellistest sildistamisest, dehumaniseerimisest, et mis on need parimad meetodid? No ega siin ma arvan, et me jõuame ikkagi sinna välja, kus me kogu aeg räägime ikkagi see üksteise kuulamine ja kuidas sa paned kuulama ja võib-olla ka see, et ausalt välja öelda, et kui siin enne oli see arutelu, et kumb on nii-öelda parem, kas teisele vastu lõugu anda või talle pahasti öelda või midagi, siis selle lõuga andmisega on vähemalt üks selge, et sa saad aru, et sulle praegu anti lõuga ja see, kes andis, see sai ka aru, et ta lõi, eks ju. Et nüüd nende sildistamistega on see, et vahel ei saa aru, et seal ongi, ma lihtsalt toon täiesti elust enesest täna hommikuse näite, et ilmselt mina olen ka nüüd jõudmas sinna keskeakriisi, et kui ma ise vähemalt arvan, et mulle öeldakse, et keskealine, siis ma kohe reageerin. Ja lugesin siin samast arvamusfestivalilt ühte üleskutset ühel arutelul, mis kahjuks toimub praegu, nii et ma ei saanud minna sinna. Aga kas minu väga hea noor sõber oli seda jaganud Facebookis, et tule, et ma olen nii äge tüüp, et teda reklaamiti, ta ei reklaaminud ise, vaid teda reklaamiti, et ta on nii äge tüüp, et ta käis Eesti sõjaväes, ta on venekeelse taustaga, ta läks nüüd Noored kooli raamis ühte kooli, mis ei ole Tallinnas, vaid on kuskil pärapõrgus ja nii edasi. Ja mis sa keskealine ütled, oli see viimane lause seal, eks ju. Ja siis ma kohe tundsin, et kõnetas mind, jah, et mis mõttes ja siis ma muidugi pidin reageerima, et aga mina kolisin ka Narva, mis on sellest koolist umbes 5 kilomeetrit eemal, kuhu see inimene läks, eks ju, ma tean küll, kus ta läks. Ja okei, mina sõjaväes ei käinud, Eesti sõjaväes esiteks sellepärast, et sellel ajal, kui oleks vanus olnud, ei olnud seda riigikorda, teiseks sellepärast, et nii-öelda sooliste iseärasuste tõttu, aga ma osalen väga aktiivselt riigikaitses ja kogu selles kaitses ja ma reageerisin, kusjuures ma arvan, et see inimene, ta pärast tegelikult reageeris siis vastu, ütles, et ta jumala pärast, et ta tegi nalja või ta mõtles, et kuidagi aktiviseerida seda, et ta tegelikult ei tahtnud kellelegi midagi halvasti öelda, aga ta lihtsalt niimoodi, et natuke provotseerides, nagu meie siin provotseerisime, ütles, et mis te keskealised nüüd arvate, eks ju, aga mina võtsin seda, et keskealine ei tohigi olla äge, eks ju. Keskealine ei koli kunagi kuhugi, keskealine ei võta kunagi ühtegi ägedat väljakutset, keskealine ei tee mitte midagi lahedat, vaid istub ja mis ma enne ütlesin, tross on, tross, ma ei tea, kust mul see sõna tuli, aga olgu siis täna trossid kõik, kes on jobud, kui jobud ja trossid. Et ühesõnaga selles mõttes, ma ei tea, kust ma nüüd hakkasin oma juttu ja mis sa üldse küsisid, aga põhimõtteliselt on see nagu niimoodi, ma tean, et ikkagi rääkida, kuulata ja ka ise olla niivõrd aus, et siis anda seda tagasisidet, et tead sõber, ära mind nimeta keskealiseks palun, vaid ütle, et ma olen äge tüüp, vaatavalt sellele, et mul hakkas 6-10 jooksma, eks ju,
no ja ma ei tahaks meie sellist solvumiskultuurist väga palju rääkida, ja kuigi see käib vist asja juurde, et kui keegi midagi ütleb, siis kohe põrgatatakse kohe niimoodi, et üles, aga viide heale ja inimese iseloomul kujundamisele tõi mind mõttele, mäletan oma keskkooli ajast, kui mulle selgitati inimese arengut, kuidas on abielu peal, et noored, need tormavad kokku, ei ole miski ei häiri teises, ainult õnn ja rõõm, umbes nii nagu Anna ja Georgil kuni selle hetkeni, eks. Aga jättes pikk lugu lühemaks, siis et kui on keskealised inimesed niimoodi kokku saamas, siis selline asi nagu mehe sokilõhn võib juba pere lõhki ajada. Peret ei tekigi üldse. Kui või tähendab jah, et ei teki seda, et see keemia ei mõju hästi. Ja ma korraks küsin Leena ja Siimu käest, et kui teie mõtlete nüüd koolisüsteemi, selle inimese kujundamist sealt 6., 9., 12. klassist ja siis Irenel on natukene vanematega seda tegemist, et kas te liigute õiges suunas, kas te vormite õigesse suunda neid inimesi? Kus on see, kes ütleb, et nii on õige? Jah, no võib-olla seda ei saa kohe niimoodi öelda, sest ma arvan, et kõige parem viis selliseid asju käsitleda on see, mis nagu õpetajale kõige rohkem sobib, et ta ei pea mingit teatud meetodit kasutama. Aga ma arvan, et sellised kaasavad töömeetodid ma provotseerin siin, et see, mis konflikt müüb, eks, ja ma meediast natukene seda tean. Aga millega meie koolid tegelevad, on homopropaganda. Mis te kurat tegelete sellise asjaga? Soomes samamoodi. Veel õudsam, jah. Et kuidas te vormite inimesi nüüd selliseks, mis inimõigus see on, kui ümberringi käib oma propaganda? Ma arvan, et kooli seisukohalt tähendab rikute lapsed ära? Seda, et inimesele anda tunde empaatiast. Kuidas sa saad empaatiat tunda? Sõltumata sellest, mis on inimene, millise taustaga ta on, millise arvamusega ta on ja nii edasi. Et see on ainult nagu üks liigitus või niisugune, et üks külg sellisest nagu suurest asjast, mille nimeks on inimene. Tähendab, et inimene võib ise otsustada oma elu seisukohast, et mis ta arvab, missugune ta on, milliseid valikuid ta elus teeb ja nii edasi. Ja koolis ja ütleme noored inimesed, nendel on mitmekülgne identiteet. Võib-olla kodus on tal teistsugune identiteet kui koolis, aga koolil on vaja anda nendele identiteedi erinevatel külgedele nagu ruumi, et nad võivad seal olla omaette. Ja selles suhtes see, et õppida seda empaatiat, et suhelda ja suhtuda teistesse nagu inimlikult, sellised kaasavad töömeetodid on head nagu rasketel teemadel, nii nagu siin see Siimu näide oli, et muidu võib-olla on raske selliseid teemasid nagu lihtsalt nendest nagu aru saada ja liigendada ja seda, et mis minu arusaamine tegelikult ongi ja kuidas seda argumenteerida. Mul on isegi üks isiklik näide, et ma väga armastan oma isa, väga tore mees, väga kihvt mees, tõesti väga armastan, aga minu isa võiks kokku võtta ühe lausega, et ma ei ole rassist, aga et ma ei ole homofoob, aga ta on siuke oma põlvkonna mees ja sealt võib-olla tal selline suhtumine tuleb, et kui mina kunagi läksin keskkooli, hakkasin tegelema sellise hobiga nagu väitlemine. Ma arvan, väga kihvt hobi, proovin seda praegu ise õpetada edasi. Siis me hakkasime rohkem omavahel vaidlema. Olin saanud mõningad oskused, hakkasin rohkem isa käest küsima, aga miks sa nii arvad? Ja siis Tappa ei saanud või? Ei saanud, õnneks ei saanud. Ja siis ta rusikaabel ütles, et kurat, sind on õpetatud siin vaidlema. Ainult sa vaidled, mis värk on selle kooliga, et nad õpetavad sind niimoodi vaidlema. Et võib-olla nagu vastuseks sinu sellele küsimusele, olgu see homopropaganda või olgu see tolerastia ja kõik vasakliberaalid, mida iganes siin meedias on välja öeldud, et mida see kool kõik kurja teeb, et võib-olla see 21. sajandi kool ei peakski, ja ma ise mõtlen, et ma justkui teengi seda, ei peaks õpetama teemasid või õigeid arvamusi, me peaksime andma õpilastele oskused mõista, oskused küsida, oskused argumenteerida, oskused väidelda, mitte vaielda selle Habermasi mõttes. Ja kui me anname need oskused, siis need vastused nendele küsimustele, mis iganes need ühiskondlikud teravad küsimused on, need õpilased sisustavad ise. Ja
ma mõnikord teen ühiskonnaõpetuse tundides 12. klassis sellist trikki, et ma annan see ülesande päris esimesel tunnil, ütlen õpilastele, et palun siin 2 kursuse lõpus kevadeks öelge, kas ma olen liberaal või konservatiiv, öelge, kas ma olen vasak või parempoolne, et kuidas te mind paigutate sellesse maatriksisse, proovides mitte ise midagi arvata, vaid anda neile oskuseid. Et siiamaani enam-vähem olen ma suutnud maskeerida seda, mida ma asjadest ise arvan, aga ma loodan, et oskused on kohale jõudnud sellest, et kuidas mõelda ühiskondlike probleemide peale. Et just see oskuste õpetamine võiks olla ka see tee vältimaks sellist ühiskondlikku konflikti, et kui mõningad, olgu siis poliitilised jõud või ühiskondlikud grupid on väga pahurad, et mingeid teemasid käsitletakse, siis võib-olla ka nendele pöörata rohkem tähelepanu öelda, et me ei käsitle neid ideoloogiliselt kuhugi suunas. Me anname tööriistu õpilastele. Ja anname ka oskusi, kuidas tunnistada oma tundeid ära, et miks ärkib selline tunne, et koolis on homopropaganda. Jah. Julia Kristeva on oma uuringutes juba 80-ndatelt välja toonud selline meie ja teie ja psühholoogid on seda põhjendanud, seda teie ja meie vahelist konflikti hirmuga. Et me kardame teisi, me kardame võõrast, kõik, mis on meie jaoks tundmatu, see kuskilt räägitakse sellest mao ajus olevast efektist, eks, et me reageerime kiiresti mingitele ohtudele, me ei analüüsi neid. Ja paljuski on seda seostatud ka meediaga, et kõik see, mis on meedias kiiresti leviv, valeuudised ja teadusuuringud ka seda näitavad, et levivad kiirema kui tõesed uudised, sellepärast, et inimesel on hirm. Et see on midagi sellist, mis sunnib meid reageerima. Mida saaks teha inimese ajuga, et ta ei reageeriks valedele uudistele nii kiiresti? Jah, ja tähendab seda, et kui inimene tunneb, et see on nagu ohuks mulle, et see, et me räägime nagu, et sellesse on neid teadmisi ka vaja, et me ei tunnetaks midagi asja, et on meie jaoks oht. Ma tunnetan seda, et siin üks paar siin kahtlane, kes siin oli niimoodi, väitis, et Eesti kultuuril on suur oht, kui me siia tuleb veel keegi. Et kuidas sellest koolis sellest nagu üle saada, et te räägite, et tuleb rääkida. Ma arvan, et ega sellest hirmust ei saagi üle, selles mõttes, et see on, ma arvan, mõnes mõttes nii-öelda kaasasündinud enese alalhoiu instinkt, eks ju, et meil ikkagi peamine ikkagi on see, et minul peab olema turvaline, minul peab olema hea, inimesel on vaja seda kogukonda enda ümber, selle ta loob mingisuguste paremal juhul mingite väärtuste põhjal, aga enamasti on, ikkagi enamasti on mingisugused väärtused, aga need ei pruugi, ma just mõtlesin ka sellele, et see meie tunne on ju tegelikult see, et meie klass on väga äge, aga aakad on kõik lollid. Oli küll niimoodi. Ja absoluutselt, eks ju, meil oli ka, eks ju, aakad olid, need olid kõige nõmedamad, aga tegelikult ei ole seal absoluutselt mitte mingisugust objektiivset põhjust, et aakad arvavad samamoodi peekate kohta, eks ju, et nemad millegipärast ei saa aru, et meie oleme kõige lahedamad, et nemad ütlevad, et nemad on kõige lahedam. Et see vajadus kuuluda, vajadus olla mingisuguses rühmas, sest see ju ka tegelikult on see, et vajadus olla inimestega, kes arvavad sugu ühtemoodi, kellega on turvaline, et ma arvan, et seda hirmu põhimõtteliselt, see sünnib kaasa. Et nüüd see, mida saab õpetada, on nüüd see, mida me kõik siin enne rääkisime, eks ju, et kuulata, kuulda, mõista ka seda, et teine pool võib-olla arvab teisiti ja see ei pea lihtsalt tulema ja see ei tule nagu kergelt, et kui me siin isiklikke näiteid oleme toonud, siis lihtsalt ma ütlen, et seal oli üks käsi on pikalt püsti, ma mõtlesin, et ta varjab päikese ees. Ei, tal oli käsi püsti pikalt. Aga ma räägin selle näite lihtsalt nagu ära ja ütlen, et tegelikult mõnikord läheb hästi palju aega ja ka konflikte ja võib-olla neid konflikte ei pea ka alati, sa vist ka Siim ütlesid, et konflikte võib-olla ei peagi alati kartma, eks ju, et minu ema on vene rahvusest ja siin kasvanud doktorikraadiga teadlane olnud terve elu, nüüd loomulikult pensionil juba. Minu poeg on, nad hästi armastavad, nagu sa ütlesid, sa väga-väga armastad oma isa, eks ju, minu poeg ja armastab väga-väga oma vanaema ja vanaema väga-väga armastab oma poega, lapselast siis. Ja aga minu poeg läks õppima Tartu Ülikooli ajalugu.
ja noh, Tartu Ülikooli ajalugu on teatavasti nagu väga sihuke Laari kirjutatud ajalugu, ehk siis ei ole või? Sa oled ka Tartu Ülikooli ajalugu, okei. No põhimõtteliselt ja te ei kujuta ette, millised vaidlused olid meil kodus selle noore poisi vahel, kes õppis Tartu Ülikoolis ajalugu ja selle vanema proua vahel, kes oli tulnud Nõukogude ajast, kelle jaoks tema identiteet kujunes sellel perioodil ja kes ükskord hommikul ärkas, kellel toimus ka lahutus mõnes mõttes selle pinnal, isa oli eestlane, et minu isa tähendab, et siis no, ühesõnaga, kes on selle kõik läbi elanud, aga läbi nende konfliktide nad tegelikult ikkagi lähenesid ja aga kuigi üks hetk nad isegi ikkagi ütlesid, et lepime kokku, et ärme nendest teemadest räägime. Aga selle immigratsiooni teema juures ma ütleks, et see ei ole ainult see ohu või hirmu küsimus, sest see on ka selline nagu arenemine, mida näidavad rahvusvahelised näited, et meie oleme nii Soome kui Eesti üsna monokultuursed olnud. Ja selles suhtes see on meie jaoks palju suurem küsimus kui paljude teiste maade. Et siit see multikultuurne seisund, milles võib-olla Eestis praegu oldakse, see tähendab seda, et seal on erinevad kultuurid, aga nad on veel eraldi nagu rühmadena ja nad ei suhtle ehtsalt nagu üksteisega veel. Aga siis, kui tuleb selline nagu ütleme interkultuurne faas, siis nad saavad rohkem mõista võib-olla ja suhelda juba niimoodi nagu ütleme enam-vähem normaalselt. Võib-olla mul oli üks hästi kiire kommentaar siin sellega eelmise jutu nagu lõpuks, et kuidas siis tuua lähemale või et mida see kool või mida see õpe teha saab, et vabandust, et ma nüüd jälle segasin, et minu meelest hästi oluline koht koolil on pakkuda sellist turvalist keskkonda, mida kuskil mujal ei pruugi olla, et väga raske tihti juhtub koolis nii, või väga raske on koolis tihti sellepärast, et õpetajad, kool, haridussüsteem ja kodu ei käi ühte jalga ja käivad teist jalga ja ma ei saa tunnis öelda, et kuule, et see, mida sinu vanemad on sulle õpetanud 19 aastat, on minu meelest täielik jura, et mina käisin koolis, mina õppisin selle selgeks ja see sinu vanemate asi, see on jama. Et nii ei saa teha, aga mida kool saab teha, ta saab pakkuda keskkonna, mis võib ja võib-olla isegi peaks erinema sellest, mida sa kodus saad, sest et muidu sellel noorel inimesel on hästi raske leida seda kohta. Eriti kui ta sotsiaalsetes suhetes otsib oma kohta, otsib oma rolli, otsib oma sõpru, neid, kellega samu mõtteid mõelda ja mõlgutada, et ma ei saa õpetajana leida talle sõpru. Väga raske on. Küll aga ma saan pakkuda turvalise keskkonna, kus rääkida, mõelda ka neid mõtteid, mida võib-olla ei saa sõpradega rääkida, sest sõpru ei ole, või ei saa sõpradega rääkida, sest sõbrad arvavad midagi muud, või ei saa kodus rääkida sellepärast, et ma ei ole rassist taga. Et seda keskkonda saab kool pakkuda. Ja taas kord, eks ole, et mitte öeldes, mis on õige, vaid selle võimaluse, nagu meie siin oleme kokku tulnud, et arutada. Jah, et üks asi, mida kool saab ka pakkuda, on erinevad allikad, millele toetuda, eks minu meelest üks väga hea raamat, mis võiks olla kohustuslik kirjandus juba, on Martin Ehala identiteedimärgid, et ühtekuuluvuse anatoomia on raamat, mis väga neutraalselt lahkab seda teemat, aga kellel oli päikese eest käsi püsti? Nüüd on juba vari tulnud peale. Seal on mitu. See nii pikalt päike langes. Ma vabandan. Mõte või küsimus, et tihtipeale inimesed, kes ise on sellest võõrast ja hirmust hästi eemal, et kardavad asju, millega nad ei ole ise kokku puutunud, kardavad inimesi, kellega nad ei ole ise kokku puutunud, et see on ühelt poolt väga loogiline ja teiselt poolt võib-olla on sellel ka mingi põhjus, näiteks, et mina elasin natuke aega Prantsusmaal ja kohtusin seal päris mitut eestlast, kes olid saabunud Pariisi täielike liberaalidena ja seal muutunud nagu täielikuks vastandiks, sellepärast et see, mida nad mõtlesid siin oma mullis elades nendest inimestest, mitte kunagi nendega nähes, mitte ühtegi isiklikku nagu tuttavat omades, oli midagi hoopis muud, kui nad kogesid seal. Aga samalt poolt jällegi ilma selle konkreetse isikliku kokkupuuteta ei olegi võib-olla õige seda arvamust kujundada, et lihtsalt oma kodus 4 seina vahel otsustada ära, et kas need inimesed on hirmu tekitavad, kas me peaksime neid kartma või mitte. Et kui palju teie arvate, et inimesed
teevad neid hirmu ja usaldamise valikuid selle põhjalt, et mida nad on näinud nii-öelda meediast ja peavoolu igasugustest seriaalidest ja filmidest ja palju reaalse isikliku kokkupuute ja kogemuse põhjal. Mulle tundub, et sa ütled ise vastuse ära, et Ja. ma arvan, et väga palju, sellepärast et ega neid kokkupuuteid ongi ju vähe, et see on ju paratamatus. Ja vähemalt liiga palju selles suhtes, et võib-olla lihtsalt minna inimeste juurde ja küsida. Soomes tehti selline projekt mõnda aastat tagasi, kus said laenata endale elusa inimese, kes on erinev kui sina ise. Sa ei laena raamatut, vaid inimese, et tema ise räägib sulle oma loo ära ja siis nad said väga palju lähemale, sest see oli koos elatud lugu. Ma toon näite, et meil tegelikult siin eriolukorra ajal kujunes välja ka üks projekt, et kui me märkasime, et eestikeelsetel inimestel on paljudel ootamatult jäi aega üle, sest et mingid kohustused kukkusid ära ja samas meie õppijad, ma mõtlen Eesti Keele Maja, siis Integratsiooni Sihtasutus pakub keeleõpet eesti keelest erineva emakeelega inimestele, et siis meie õppijad, nendel kukkus ära võimalus suhelda eesti keeles, sest et igasugused vormid olid ju ära lõigatud, kokkusaamise vormid. Siis me viisime interneti teel vabatahtlike alusel, meil oli ligi 500 eestikeelset inimest, kes vabatahtlikult, minu sõbrad sotsiaalmeedias juba, ma arvan, ignoreerisid mind, ma arvan, et mõned blokkisid ära, sellepärast et ma kutsusin kõiki kogu aeg, et tulge meie projekti, aga me siiski saime peaaegu 500 inimest, kes siis said endale keelesõbra, me nimetasime seda keelesõbra projektiks, nad said endale keelesõbra ja me algul mõtlesime, et selle eesmärk on tõesti see keeleline, et toetada neid, kes tahavad suhelda eesti keeles, kes tahavad eesti keelt õppida ja anda neile siis võimalus nii-öelda päris eestlane saada endale, aga selle mõju oli oluliselt suurem, ehk siis me tegelikult tagasisidet analüüsides nägime, kui paljud eestlased ütlesid, ma esimest korda elus sain endale päris venelase sõbraks või päris prantslase või meil oli 18 eri riigist inimesed, et paljud olid küll need riigid nii-öelda olid just need eestikeelsed inimesed, kas väliseestlased või need, kes olid jäänud kuskile sulgu, koroonasulgu ja tahtsid eesti keeles suhelda, aga oli, et tegelikult see päris inimese laenamine on päris hea mõte. Ja selline kogemus on tegelikult hädavajalik ka selle jaoks, et me saaksime aru, et see lõimumisprotsess on mitmesuunaline, mitte nii, et see siia tuleja lõimuks nagu sellesse ühiskonda, vaid et see ühiskond ka oleks nagu vastuvõttav ja ka, et need erinevad rühmad omavahel, sellepärast mitmesuunaline lõimumine. Sellepärast ma tegelikult petsin teid kõiki ära enne, te kõik jäite uskuma, et ma vihkan seda, kui Eesti koolidesse tulevad teistkeelsed ja teistkultuursed lapsed. Tegelikult ma arvan, et klassiruumid peaksid olema võimalikult erinevad, võimalikult mitmekeelsed ja tegelikult see igapäevane toimimine ja see igapäevane keskkond on siis see, mida siis mõnikord õpetajate targal juhtimisel ja suunamisel on võimalik tegelikult, see muudab nagu kõige rohkem või annab kõige suurema sellise kogemuse eluks. Ja Soomes tegelikult koolidirektorid on mures sellistes koolides, kus on väga vähe immigrante sellepärast, et nemad ei saa seda kogemust ja ei harju sellise ühiskonnaga. Nii. Ei, ma katkestaks praegu. Ma näen, et üks väga kärsitu soomlanna on soovib kasutada oma inimõigust. Jah, reisinud juba Soomest kaugel siia ja tegelikult ma siis inimõiguste kasvatusest ja koolitusest tegin väikse intervjuu oma tütrega, just kes on gümnaasiumis. No kuidas teil on seda õpetatud, seda inimõigusi, need on need ÜRO asjad ja need no midagi on õpetatud ja no siis kuidas teil on tolereerimist ja aktsepteerimist õpetatud ja siis ta vaatas mind natuke viltu ja ütles, et aga no meil on ju igasuguseid inimesi meie koolist, ta natuke kunsti kallutatus koolis, et kui neid on neid kokkupuuteid, kõik see, mida Irene ütles, et kokkupuuteid kui on, siis see lähebki selle kaudu ja ei vaja neid imelikku sõnu kasutada ja see on tore ja rohkem kokkupuuteid, siis on kõik hästi, aga see, mis tekitab mulle nüüd muret, ma samal ajal Soomes, ma ei tea, kas see fenomen on nüüd äkki see on levinud, et seksuaalkasvatus on nagu homopropaganda näiteks. Et Soomes sattus mulle silma üks uudis,
et üks pere Turgu linnast tahtis võtta oma lapse ära kooli inimõiguste kasvatusest, kuna seal õpetatakse teistsugust pagulaspoliitikat, mida ta ise ta ei talu siis, ta ei talu seda, kuidas Soome riik võtab vastu pagulasi ja selleks ta ei taha, et ta osaleb. Suvaitsevaisuuskasvatus oli selle nagu õppekursuse nimi, et tolereerimis, mis see eesti keeles võiks olla? Tolereerimiskasvatus, et tolereerimine, et see ja see on ilmselt sama ka siin, et sõnad on rikutud. Inimõiguse keskuse eelmise juhataja Karriga pikalt rääkisin, et ei viitsi enam kasutada sõna inimõigused, et inimõigused on osa inimeste meelest seda, et tulevad mingid mustad või vöörad ja viivad sinu õigused ära. Või siis just see seksuaalkasvatus on sama kui homopropaganda ja tolerantne inimene on see, et mustad on paremad kui valged näiteks. Et mis me teeme selle, need ei tulegi siis, need ei taha enam kokku puutagi teisega, kuna see on defineeritud juba nende poolt, et kuidas sa väidled siis nendest teemadest, kui sõnad on isegi nii valesti aru saadud või teisiti aru saadud, et kuidas koolis, kas meil antakse juhised või see lastele antakse juhised, et seda sama sõna kasutatakse nii eripidi. Mina arvan, et sõnad on alati laetud, eriti need sõnad, mida tahetakse, et oleks laetud, et sõnal paratamatult on see päris suur jõud, millest me ju päriselt alustasime ka. Küsimus on nüüd selles, ja taas korrates ennast, aga tulles selle ühe mõtte juurde tagasi, et võib-olla siin ongi tekkinud nagu viga õppekavades ja õpetaja õppes, võib-olla ka Soomes ja võib-olla ka Eestis, et ilmtingimata ei pea õpetama teemasid ja ei pea õpetama väärtuseid, tuleb õpetada oskuseid ja mõistlik oleks eeldada, et kui need oskused on kvaliteetselt edasi antud ja omandatud, siis need väärtused, mõtted ja teemad tulevad ise. Et võib-olla ja ma tahakski teada, et kuidas ka näiteks Soomes seda tehakse, et minul on ainult Eesti ja siukse 1-2 kooli kogemus, et kui kool on mitmerahvuseline, mitmekeelne, rassiliselt, usuliselt siis mitmekesine, et siis see on väga hea, eks, aga et kuidas õpetaja seda suudab nagu hallata, et mis siin aitab ka raha või abiõpetajad või et kuidas, et Eestis ma mõtlen oma perspektiivist, et jõle kihvt, et mul oleks väga palju erinevaid keeli, kultuure klassiruumis, aga minu jaoks on see väga raske teistpidi, on ju, et kuidas ma siis jõuan selleni, et ma neid kõiki seon, ja Soomes põhikooli seaduses ongi esiteks see, et aidata lapsel nagu inimesena üles kasvata ja alles pärast seda see, et anda ka oskusi. Nii, ma näen, et keegi püüab veel päikese eest. Ahah, olgu jah, siis on 2 küsimust tulevad. Ma ühest küljest tahaks natukene tagasi tõmmata ajas siin repliigi juurde, mis mul jäi minu poolt parempoolse härra suust kõrvu ja teisest küljest prooviks nagu struktureerida seda diskussiooni ehk teiste sõnadega. Minu meelest enamuses kõigile nendele küsimustele, mis siin on arutlusel olnud, saab läheneda dilemma kaudu. Ideoloogiapõhine ja faktipõhine juhtimine. Ma toon näite, mida ma selle ajal mõtlen. Kõige drastilisemal kujul see avaldus Hitleri ja härra Totti diskussioonis või vaidluses. Härra Tott ütles, et idast tuleb sõda lõpetada, sest Saksamaa majandus ei kanna seda välja. Tott oli mees, kes ehitas Hitlerile teid. Hitler vastas, et kuna Saksa rass on kõrgem rass, siis ta võidab. Ühelt poolt Hitler puhtalt ideoloogiapõhine, Tott faktipõhine, numbrid, ei kanna välja majandus. Jäi alla ja otsa see riik sai. Samamoodi Nõukogude Liiduga. Marksism kui ideoloogia oli see, mis määras poliitika, majandus ei lugenud ja nii sinna ta läks. Ma väidan veel, et kui riiki juhitakse ideoloogia põhiselt, siis tulevad kohe 2 asja, vale ja vägivald. Vägivalda me näiteks näeme praegu ideoloogial põhineval Prantsuse vasakpoolsetel, kes põletavad kirikuid. See pärineb mul otse Prantsuse allikast. Ja seda sama ideoloogia põhist agressiivset oma tõe peale surumist me kohtame Eestis ka, mis puudutab näiteks teise ilmasõja lõppu. Asvabodili i vsjo. Mina sinu fakte ei kuula.
argumendid võid oma tasku panna. Ja kui nüüd härra ütles, et me peame koolis pakkuma keskkonda ja mitte ütlema, mis on õige, siis see tähendabki faktipõhisest oma tõe kaitsmisest loobumist ja see agressiivne ideoloogia jääbki peale. Ma ei ole teiega nõus, et ma arvan, et vastupidi, ma arvan, et turvaline keskkond, et kui me vaatame ka akadeemilist kultuuri tervikuna maailmas, siis ülikoolid ajaloo vältel ongi olnud turvakohad, et arutelu saaks areneda. Mida turvalisem on arutelu, seda rohkem on võimalik sellest arutelust välja võtta, et siis aitab väitlus viia siis parema tulemuseni, tõeni. Ja ma arvan, et vastupidi, et kui meil on turvaline keskkond, siis on võimalik kõigil miskit arvata. See ei tähenda, et ei oleks õigeid vastuseid või et ei oleks võimalik kasutada fakte, eks ole, siin tulebki siis mängu argumenteerimine. Aga kui meil ei ole turvalist keskkonda, siis ei ole võimalik argumenteerida, sest siis jääb peale tugevama seisukoht, mitte siis tugevam seisukoht siin Habermassi parafraseerides. Et ma arvan, et selle jaoks, et üldse oleks võimalik midagi arvata, peab olema loodud turvaline keskkond. Kui ma kardaks, et Andres tuleb mulle pärast ja paneb vastu pead, et poiss, mis sa räägid, et siis ma ei julgeks midagi arvata. Samal ajal, kui ma tean, et ta seda ei tee, siis minul on võimalik argumenteerida, tuua häid näiteid ja see ei tähenda ja ei ole kindlasti vastuolus siis faktidega, ei pea olema. Jah, aitäh, üks küsimus oli veel. Teil hakkas aeg otsa saama, siis küsimus ikkagi selline, te lähtusite aruteluselt empaatia näiteks või siis suhted, et need on a priori iseenesestmõistetavad. Aga nad ei peaks ju olema iseenesestmõistetavad. Millisel asjal üldse lähtub selline arvamus, et on näiteks empaatiakasvatus või siis multikultuursus on iseenesestmõistetav, et see ongi hea. Kuigi, ja olen pannud tähele, koolis tuleb välja ikkagi inimesed, kes peavad esimeseks jõud, võim ja raha. Nende kaudu saaks ju sama hästi kõik need samad asjad lahendada. Need on elu põhiväärtused ju. Kõik pehmed väärtused rajanevad nendel kivikõvadel, rämedatel asjadel, jõud, võim ja raha. Võib-olla mina oskan Eesti kooli perspektiivist öelda. Tunnistan, alati ei tule kõik koolist välja nii, nagu võiksid tulla. Ja sellepärast me peamegi rohkem pingutama. Ma arvan, et Soomes on sama mure. Mida rohkem me pingutame, seda paremini haridussüsteem toimib. Ma arvan, et see on kindel. Ma arvan, et ei ole nii, et üks või teine viis elule või ühiskonna protsesside vaatamisele või omalistele suhetele, olgu see empaatiast lähtuv või võimust lähtuv, on õige vastus. Minu meelest küsimus on selles, et kas me anname õpilastele võimaluse näha ka teist teed. Et kuidas? Mõlemad pidi. Ma arvan, et kui inimene näeb oma perspektiivi, kasutades kõiki neid häid meetodeid, mida tal on õpetatud läbi võimu ja raha, lase käia. Ma tahaks loota, et samal ajal ta on näinud ka empaatia väärtust. Kui ta ei ole, siis ma pean tegema rohkem tööd. Et ma tahan, et alati näeks mündi mõlemat külge, et ta ei näeks ainult ühte külge, sest siis tema elu on lihtsam, tal on rohkem informatsiooni, et otsuseid teha. Ma arvan küll. Jah, aga jah, praegusel hetkel ma siiski hakkan tõmbama vaikselt mikrofone eeblist alla, et vana raadiotöö kogemus võimaldab meil aru saada märgist, et aega on jäänud ainult 2 minutit. See tähendab seda, et saade saab läbi. Et ma väga vabandan kuulajate hulgas, aga tõepoolest saade saab läbi, et ma annaksin viimaseks sõnaks. Ma ei taha öelda, et see teie lõplikult viimaseks sõnaks jääb, aga selle 2 minuti jooksul selle saate viimaseks sõnaks veel meie esinejatele võimaluse. Jah, võib-olla ma jään kinni praegu ka sellesse arutellu, et kas multikultuursus on a priori hea, et me lähtume siin sellest, eks ju, et minu arvates on, ma tulen tagasi sellest, millest ma alustasin, kui sa küsisid, mis on inimõigus, et minu jaoks on see, et igal inimesel on selles kogukonnas, nimetame seda kogukonda praegu riigiks, et selles riigis hea olla, ta teab oma vastutusi, ta teab oma kohustusi, aga tal on ka siis võimalus siis toimetada nii, nagu ta tahab ja sellepärast ma arvan, et ongi oluline, et seal ei ole vahet, kas see on, ma ei tea,
homo, venelane, eestlane, inglane, mees, naine, noor, vana, isegi keskealistel on oma õigused. Nii et Isegi mina meil. nagu, isegi meil ja, et mina nagu sellepärast lähtun sellest multikultuursusest positiivses võtmes, et see minu mõistes on multikultuursus see, et igal inimesel on kõigil inimestel on võrdsed õigused ja võimalused ja kohustused, olenemata nende keelelisest, kultuurilisest või rassilisest siis background, no sellest taustast. Ja sellepärast kool ongi hea, et seal need erinevused on iga päev seal juures ja tähendab kooli ülesanne ongi, et iga õpilane saab aru sellest, et mis need inimõigused nagu elus enesest tähendavad, sest seal on ju teised inimesed, kes tunnetavad asju teistmoodi ja kui nad seda kaudu saavad aru teine teisest, nad õpivad ka seda empaatiat, et mida ma sulle tekitan, kui ma ütlen midagi. Mina arvan, et on alati hea, kui me anname õpilastele koolist kaasa tööriistu, oskuseid. Et võib-olla ma lõpetaks üleskutsega, et kes käib koolis, nõudke endale argumenteerimist ja väitlusoskuseid, kelle lapsed käivad koolis, küsige kooli käest, et kas te õpetate argumenteerimist, mõtlemist, kuulamist, kriitilist arutelu ja kui ei õpeta, siis miks ja nõudke, et õpetataks. Et ma arvan, et see on asi, mis võiks vähemalt minu meelest kõigis Eesti koolides igas kooliastmes toimuda. Ja laenake endale elus inimene. Kui vaja, siis Soomest. Kes oma loo teile räägib. Minul on oma soomlane. Kas ma võin laenata? Ja, palun. Järjekorras. Egas lõpetuseks ma võtan veel viimasena sõna kokku, et kogu sellest kooliõpetusest niikuinii kasu ei ole. Ainuke asi, mis elus edasi viib, on surmahirm ja sugutund. Nii et aitäh teile. Aitäh. Aitäh.